Ma olen jah, Vanatestamendi teadlane vist kõige rohkem oma kõikidest rollidest peab seda vist nimetama siinkohal praegu. Ja ma olen võib-olla, ma olen natuke ebastandardne Vanatestamendi teadlane selles mõttes, et et see on natuke juhus, et ma usuteaduskonda sattusin üldse kunagi ja ma ei olnud ka kiriku liige, eks ole, nii et need asjad on kõik tulnud hiljem. Ja siis usuteaduskonnas on ka see võib-olla natukene juhuse küsimus, miks just Vanatestament, aga nii kuidagi läks ja teine asi, miks ma võib-olla natuke teistmoodi olen võrreldes paljude teoloogidega Eestis, et mina olen oma doktoritöö teinud Saksamaal ja siis ka ja veel teinud teise monograafia otsa, mida nimetatakse habilitatsioonitööks ja selle ka siis Saksamaal, nii et ma olen suhteliselt saksa haridusega, mis seda kõrgemat haridust siis puudutab. Nii et oma esimesed tõlked piiblitekstidest heebrea keelest tegin saksa keelde, mitte eesti keelde näiteks üldse. Et see on olnud siis pigem, kui ma tagasi tulin siis doktorantuurist, siis oli tore, et Randar Tasmot kutsus mind Usuteaduse Instituuti tööle, pool aastat hiljem kutsuti siia tööle ja siis ma olen umbes 8 aastat või 10 aastat töötanud kahes kohas, kahes linnas, päev siin, päev seal ja lisaks veel Tallinnas Usuteaduse Instituudis õnnestus mul tegelikult ka mõned aastad töötada raamatukogu juhatajana. Ei enam raamatukogus, ei mäletatakse, et ei pea. See on tore. Ütlete seda. Jah, see on tore. Et sõnaga on saanud teha igasuguseid asju. Aga ma saan see aasta 50 ka, nii et ma natuke võin juba öelda, et midagi on saanud teha ka. Jah, mõned asjad on nüüd veel ees. Piiblitõlge. Mis oli nüüd väga kiire sündmuste arengu tulemus eelmise aasta teises pooles, et me seisime järsku siis fakti ees, et nüüd me saamegi tõlkima hakata ja meil on natukene raha selleks ja mis kõige tähtsam, meil on 9 tõlkijat. Nii et see on vaja nüüd siis lõpule viia 10 aastat või 14 aastat, palju siis aega võtab, mina ei tea. Ikka 39. No 39 peab tulema nagu paberil juba ilmunud, et siis kõiksugu eeltööd tehtud. Ja siis teine asi on see, et 2 raamatut tahan veel kirjutada, pärast seda ma võin pensionile minna. Et üks on Hiobi kommentaar, see on mida ma kirjutan, sest inglise keeles, sest see on juba ammu kokku lepitud ühe kirjastusega. Ja teine asi on üks selline vanaheebrea kirjanduslike vormide käsiraamat, mida ma ka teen tasapisi, mul 100 lehekülge eesti keeles olemas, aga lõppkokkuvõttes on ta ikkagi ingliskeelne tellis, mis peaks kogu Vanatestamendi ja üldse vanaheebrea kirjanduse ära süstematiseerima ühest pisut uuest vaatevinklist, nii et võtta siis olekski pension. Et rohkem plaan on paigas. Jah, rohkem ma ei oska öelda praegu. Jah. Nii hakatakse tõlkima siis piiblit uuesti, miks siis? Jah, no on vaja ju mitmel põhjusel, et ma ei tea, teeme kontrollküsimus. Mitu korda on piibel tõlgitud eesti keelde tervikuna? Tervikpiibel, algkeeltest? 2 korda või 1 ma ei ole kindel. Kohe meil on 3 praegu. Või seda on lihtsalt kohandatud. Taga erinevad arvud. 1, 2, 3. Nii, aga kogu piibel, vana ja uus testament, algkeeltest. Üldse, eesti keelde. Esimene oli algkeelest tõlkimine. Jaa, 1739, esimene täistõlge. 60-ndate, kas see oli algkeelest? Sest üks oli kindlasti kohandatud, on ju. Kohandatud on ka mitu tükki.
nii Uku-Masing ja Enno Toomspuu tõlkisid Uut-Testamendi. see on Uue Testamendi tõlge, see on algkeelest jah, aga see ei ole täispiibel. no 30-ndatel oli tarvis. aga see siin, 68 maailmas. see on 68 oma jah, ja 68 ilmus tõepoolest esimest korda uus tõlge eesti keeles, noh Rootsis küll, eks, aga oli terviktõlge. nii et kokkuvõttes kaks korda. ma jah, see 3 oli mul see eksitus Uue Testamendi. jah, aga samas see piir on hämar, eks ole, et kui noh, niimoodi hästi konkreetselt sõnastada, et terve piibel ja algkeeldest, et siis on 2. aga nii kui me küsime, et Uus Testament näiteks, mitu korda on Uus Testament eesti keelde tõlgitud algkeelest? no seda on juba rohkem. Seda on rohkem. 1686 Vastne Testament, 1739, ehkki sellele eelneb 1715, 1739 kasutab 1715. aasta Uut Testamenti. Siis on 68 ja siis on 89 ehk Pauli ja Masingu tõlge. 4. nii. Kui küsida mitu korda on tervikpiibel eesti keelde tõlgitud, jätta ära see algkeeltest, siis tuleb 1 juurde. just nimelt, see on Jehoova tunnistajate tõlge, see on inglise keeles tehtud. nii. ja kui minna üksikute raamatute peale, et kui küsida näiteks mitu korda on psalmid eesti keelde tõlgitud, siis on neid tõesti palju, et 20. sajandi jooksul või okei, no ütleme viimase 100 aasta jooksul on psalme tõlgitud. Kõigepealt Masing tõlkis uuesti oma 38. aasta Suure Piibli redaktsiooni. Siis 1968 Vana-testamendi sees ilmus psalter, mis tegelikult pärineb 30. aastatest, et Vana-testamendi sees psalmid olid tõlgitud juba varem. Siis 89. aasta Uue Testamendi sabas ilmub psalmitõlge, eks ole, see on 3. tõlge, siis ilmus Pirita psalter, Vello Salo ja Indrek Hirve psalmitõlge ja siis ilmus Enn Kivinurme kiituslaulud ehk noh, hellitavalt öeldakse Rakvere psalter. See teeb 5 korda on viimase 100 aasta jooksul. Miks just psalme siis nii palju? Aga neid on palju vaja, ta on ikkagi populaarne kraam Vanas Testamendis. Ja noh, eks ta vajab ka uuendamist ja samas saab ka jälle eksperimenteerida. Vello Salo tõlge on ju väga teistsugune näiteks, Enn Kivinurme oma ka väga teistsugune. Et vajab just uuendamist, nii et laias plaanis peaks piiblitõlget tegema esiteks sellepärast uuesti, et keel uueneb. No ikkagi 25 aastat on juba tuntav vahe, kuigi veel mitte nii suur, 50 aasta jooksul, siis juba on selge vahe, minu arust piisav vahe selleks, et hakata nagu muutma. Ja siis, ja teine põhjus on see, et meie teadmised algteksti kohta täienevad ikkagi nii palju küll, et minu arust 50 aasta pärast hiljemalt võiks juba teha uue tõlke. Et jah. Mina tahtsin küsida samasse teemasse tegelikult selle kohta, et tuleb see nii-öelda üldpiibel ja siis tuleb see akadeemiline piibel. Et mis see nagu vahe on, kas akadeemiline on täiesti nagu tekst on ka kõik teistsugune, kas seal on lihtsalt mingid kommentaarid kuidagi juures või mis see nagu erinevus tuleb või see ei ole veel teada? Jaa, seal on, siin vist ei ole seda, käepärast see on, nad võivad, need 2 tõlget võivad mõne koha peal olla üsna sarnased, et selleks tuleb valmis olla, aga üldpiibli tõlge on selline, mis on selline, ta on kollektiivne töö, eks ja seal on hästi palju otsustajaid lõppkokkuvõttes, kes ütlevad oma sõna sekka, et milline see peaks olema. Ja siis ta peab, selge see, et ta peab olema ka ikkagi kuidagi moodigi loetav, nii et ei takerduks sinna teksti kinni kogu aeg. Nii et tal on nagu omad sellised nõudmised või spetsiifika, aga akadeemilises tõlkes, kuna need 9 tõlkijat on kõik
meil seal ülikoolis need akadeemilised inimesed, neil kõigil mingisugune oma arusaam sellest, mismoodi peaks tõlkima ja milline peaks see tekst olema ja nii edasi. Ja siis me võtsime kohe, et me parem võtame selle pinge maha. Algusest peale me ei hakka sundima neid akadeemilisi inimesi painutama seda tõlget hästi suurepäriseks ja ma ei tea, mis iganes, las nad teevad oma akadeemilist tõlget nii, nagu nad tahavad. Et see ongi see vahe, et akadeemilist tõlget teevad need tõlkijad nii, nagu nad tahavad. Üldpiibel on suur kokkuleppe küsimus, nii et ja noh, akadeemilise puhul on selge see, et seal on eksperimenteerimist rohkem, aga ta on ka sõnasõnalisem hoopis, nii mõnegi koha peal vormi ja žanri asju saab käsitleda palju paremini ja siis teksti probleeme hästi tugevalt nähtavaks teha ja lisaks kommentaarid, et noh, et see akadeemiline tõlge ta peaks olema selle piibel kontekstis projekti raames, mis tähendab, et piibel kontekstis leheküljel need tõlked ilmuvad kõigepealt, aga siis nad peaks kunagi ka raamatus ilmuma ja siis veel koos kommentaariga. Nii nagu kunagi see Hiobi raamat sai välja antud, et see sarnases formaadis. Üldpiibli puhul muuseas on meil ka plaan märkustega mitte kokku hoida, et selle uue piibli, tal on 2 suurt erinevust, ma arvan, võrreldes senise traditsiooniga, et üks on see, et seal kindlasti tuleb märkusi rohkem, siin selles 97. aasta piiblis, mida siin ka ei ole vist, 97. aasta piiblis on üksikute kohtade peal on joone all mingi märkusena, et selles uues peaks neid ikkagi palju rohkem tulema, et seal on neid, ütleme, kui algtekst võimaldab mitut moodi tõlkida, siis aus on see seal märkuses ära näidata, et valitud on küll üks, aga võimalus on veel see teine näiteks, või siis kui, ma ei tea, Vanatestamendi puhul on kreekakeelses Vanas Testamendis on mingi suurem erinevus, siis seda tasub ära mainida. Uue Testamendi puhul on mõned väga suured erinevused käsikirjades, mida tuleb kindlasti mainida. Nii et siis ikkagi akadeemilises osas on nagu see redaktsiooniaparaat ka juures siis? On suur, jah, see on päris, ütleme, see Hiobi raamat on ju 1/3 tõlget, 2/3 kommentaari. Aga noh, üldpiibli puhul ka kõigepealt, kui ta ilmub, nad peaks kõigepealt ilmuma elektrooniliselt, need tõlked siis seal piibel.net lehel. See lehekülg tehakse ümber, aga seal peaks siis nad ilmuma. Siis seal on võimalik tehniliselt lihtsalt neid, esiteks märkusi lisada ja aja jooksul tahaks sinna ka ikkagi natuke lühikommentaare lisada, et kõik olulisemad mõisted ja ma ei tea, keid raamatuid puudutavad iseärasused, need ikkagi peaks seal kuskil olema sees. Pluss sissejuhatused, mida ei ole praegu üldpiiblites, aga on näiteks Jehoova tunnistajate piiblis olemas, et raamatutel on kirjutatud sissejuhatused, need nagu, ma ei tea, lugemisjuhatused või midagi sellist, et sellised mõtted on peas. Seal ei ole midagi varjata, mina olen seda Jehoova tunnistajate piiblit väga palju lugenud. See seal on palju mugavamalt võetud, ka keel on parem. No seal on tehtud eripärasid nagu oskad, sa saad aru, mis seal erinevust on. No seal on sisuliste asjade puhul peab igaks juhuks nagu piibliseltsi piibli kõrval hoidma, eks ole, et paralleelselt lugema, aga muidu on see Jehoova tunnistajate piibel sai ju keeleteo auhinna aastal 2015, sest ta on väga heas eesti keeles ja ta on ka lühilausetega, eks ole, et võimalikult paljud inimesed saaks temast iseseisvalt aru või siis, et väikestes piibligruppides oleks võimalik sellise piibliga tööd teha, ilma et keegi seal peaks ilmtingimata valvama juures. Nii et see on selles mõttes ja ikkagi saavutas. Endal on ingliskeelne kommenteeritud ja seda teisaldada on keeruline. Ütleks nii, 3,5 kilo. On, jah. Kas sellest on mingid olulised erinevused ka, et on tõlgitud originaalkeelest ja Jehoova tunnistajate inglise keelest tõlgitud, kas see nagu märgatav erisus tekstis? Kuna seal selles Jehoova tunnistajate piiblis on nii palju sihtkeele, hea sihtkeelega, siis hea eesti keelega vaeva nähtud, siis on natuke raske sealt nagu tagasi järeldada, et palju see ingliskeelne piibel nüüd või kui eriline see ingliskeelne piibel on, aga ma tean, et need tõlkijad, nad olid väga head tõlkijad.
et nad ikkagi eesti sõnade leidmiseks nad konsulteerisid ikkagi väga palju heebra ja kreeka sõnaraamatuid ka, nii et seal tegelikult on palju rohkem tehtud ära kui lihtsalt inglise keeles tõlgitud. jah. Nad ikka ise vist uhked selle üle. on ikka jah. jah. et aga selle uue tõlke juures, kui palju või kas üldse mängib rolli varasemad tõlked või see ongi nagu nii-öelda nullist alustamine? jah, no vot, see on hea küsimus. no tähendab, üks asi on see, et no kuna me tõlkijad oleme kõik sellised, no 9 inimest, 5 neist on noored, no ikkagi alla 30 kuni 30, üks on 30, okei, vot ühe puhul nüüd ei ole kindel, äkki ta on võib-olla paar aastat rohkem, no võib-olla ei ole ka, no igal juhul noored ja nende noh, kiriklik kuuluvus on ka hästi varieeruv, et osa ei kuulu üldse kirikusse, ei olegi nagu kokkupuudet eriti olnud ja teised on jälle väga noh, ma ei tea, Sander Tulk või Timoteos Pilli, eks ole, nad on olnud, neil on see taust tugev, see kiriklik taust, aga no ikkagi kokkuvõttes tähendab seda, et tegelikult noh, et me ei ole võib-olla selles traditsioonilises piiblikeeles nii kinni, kui võiks oodata, meis ei ole seda nii palju sees. et noh, kuna mina ka näiteks olen tulnud kirikusse hilja, eks ole, alles 90ndatel aastatel ja ei teadnud piiblist midagi enne, kui ma usuteaduskonnas õppima hakkasin, siis noh, mul on ka olnud nagu iseseisev avastamisrõõm rohkem ja see avastamisrõõm ei ole ka ilmtingimata läbi Eesti tõlke käinud, see on teisi radu pidi käinud, eks ole, nii et noh, minu nagu arusaam vanadest keelest on ka suht iseseisev, et kõige rohkem võib-olla meil on nagu sellise traditsioonilise piiblikeelega tegemist Ergo Naabil, et tema on võib-olla kõige rohkem olnud sellise noh, traditsioonilise Eesti piiblikeele sees või kõige kauem, aga noh, ta on ka jälle väga iseseisev inimene oma mõtlemisega, nii et selles mõttes me ei sõltu väga sellest traditsioonilisest keelest ja me arvasime ka, et me nüüd alguses ikkagi oleme julged, teeme julgelt ettepanekuid ja tõlgime julgelt. Et küll see piiblitõlke komisjon, see suur komisjon, mille Eesti Kirikute Nõukogu kokku pani, et küll see selle tõlke siis nagu ära silub, teeb kindlasti traditsioonilisemaks, et selles ei kahtle keegi, jah, et lõpptulemus on ikkagi kompromiss. Aga kas mul oli veel üks küsimus selle akadeemilise tõlke kohta, et noh, et sa ütlesid, et see on nagu, et iga siis tõlkja saabki nii-öelda vabad käed ja teha nii, nagu ta nagu tahab, et kas te siis kuidagi jagate osadeks? Jaa, õigus, jah. Või et keegi tõlgib ühe raamatu või kuidas see nagu? Me alles otsime seda õiget tööviisi, noh, rääkimata sellest, me otsime seda uut tõlkekeelt, eks ole, aga tööviisi ka, et no tundub praegu, et pigem läheb ikkagi nii, et tandemitena tõlgime, seda 2 inimest tõlgivad üht raamatut korraga ja siis teevad toortõlke nii-öelda valmis ja siis seda sees läheb järgmisesse ringi ja siis suuremasse ringi ja niimoodi. Ja noh, see tähendab, et see tandem teeb 2 tõlget korraga ikkagi kohe akadeemilise ja selle üldpiiblist. Niikuinii tuleb toortõlge teha, see on pigem selle akadeemilise jaoks hea ja siis tulevad muud asjad. Nii et niimoodi tandemitena alustasime jah, praegu vaatame, mis välja tuleb. Sellel võib-olla jätkuks, kui on palju erinevaid tõlkijaid, et kas toimub see terminoloogiline, aga ka stiililine ühtlustamine? No jah, see on keeruline, jah. Et meil oli reedel just oli 3-tunnine koosolek, et seal olid esimest korda nüüd keeleteadlased ka juures, pluss nõuandjad, et seal oli tegelikult vist 18 inimest kokku. Ja no seal stiili üle oli ikka juttu päris palju, no aga väga avatult selles mõttes, et me ei tea veel väga paljust asju, ei tea, kuidas üldse hakata lahendama. Aga mis on selge, et me tahaksime rohkem eristada vorme ja žanre tekstis, et see on ka selle uue tõlke eripära kindlasti, üldpiibli tõlke eripära.
et me ei silu nagu kogu teksti ühesuguseks, vaid eristame ikkagi evangeeliumi vormi ja kirja vormi, eks. Evangeeliumi sees on need mõistujutud, üks žanr näiteks ja mingid vaidlused on teine žanr ja Vanas Testamendis on näiteks prohveti kirjanduses vaatab vastu täielik sihuke kirju pilt, et on sihuke nagu assortii, et seda tahaks väga välja tuua ja aga see tähendab, et kõiki neid vorme ja žanreid, nende jaoks tuleb nagu mingi oma stiil leida, mis peaks olema läbi Vana Testamendis näiteks ühesugune, et kui on mingi vorm, mingi žanr on nii prohvetiraamatus kui psalmides väike jupp, et siis ta oleks ikkagi sarnases stiilis. Eks see on originaali stiili ületoomine ja säilitamine. Mingis mõttes jah. Või siis sellise Eesti vaste leidmine, mis on eesti keeles nagu loomulik, aga mis ikkagi võib ikkagi saab natuke varieerida. Ma toon sellise näite, et minu idee on olnud see, et kui näiteks Vanas Testamendis on mingisugune lugu, räägitakse mingit lugu, et siis et seal kasutatakse sellist erilist tegusõna vormi heebrea keeles, mida kasutatakse üldse ainult narratiivi puhul ja minevikus, eks, et ja ta tegi, ja ta on selline niimoodi kujundatud ka, et seda tõlgitakse, tavaline olekski tõlkida ja ta tegi ja ta kirjutas. Sellepärast on vanemates piiblitõlgetes palju seda ja sõnalauset alguses, eks ole. Aga tegelikult ju, kui kuulata, kuidas eestlane räägib seda, mis temaga juhtus näiteks kuskil, eks, et kas ta siis ütleb nii, ja ma läksin ja ma tegin või siis räägib hästi puhtalt kirjakeelt, jätab need jaad ka ära hästi korrektselt. Ei, ta ei räägi ju nii, ta räägib siis ta tuli, eks, ja siis tegime seda ja nii, et kõigepealt arvasin, et selle ja asemel võiks olla sõna siis. Ja siis järgmine asi oli, et aga kuidas aga et need jutustused on hästi arhailised seal Vanas Testamendis, aga siis mõtled, kuidas Eesti rahvapärimuses on jutustatud, kuidas on pajatatud. Ja siis tuleb kohe Eiseni pajatuste stiil pähe. Ta laenas rahvaluulest selle stiili ja tegi siis neid populaarseid raamatuid, eks ole, kus Eesti rahvajutte avaldas. Aga vormistas nad siis selles teatavas stiilis, tal on seda ette heidetud ka, et ta läks natuke liiale, aga okei. Aga ta võttis sealt rahvapärimusest üle selle nuud kesksõna ja ma olen proovinud tõlkida niimoodi aastaid juba, et ma ütlen siis, et siis ta läinud, siis ta teinud, eks, laadis. Ja näiteks selle nuud kesksõna üle meil oligi reedel arutlus, et see ikkagi tundub, et see nii mõnelegi meeldib, et seda võib ilmselt kasutada. Seal on küll see probleem natukene, et seda nimetatakse evidentsiaaliks, eks ole, keeleteaduses, et kui keegi räägib millestki, mida ta ei ole ise näinud, seda kelleltki kuulnud, et siis ta kasutab seda nuud kesksõna, et ta olevat olnud, eks, ja ise ma ei näinud, aga räägitakse, et olevat olnud. Et kui seda kasutada seda stiilis, võib-olla mõned nagu ehmuvad, et kuidas piiblis saab niimoodi kirjutada, et need asjad, mis juhtusid ometi, kuidas me saame nüüd öelda, et olnud. Jah, et tegelikult piiblis keegi ei kirjuta asjadest, mida ta ise nägi. Need on kõik kuuldud asjad. Ma ei tea ühtegi lugu piiblis, mis oleks keegi oleks otse näinud midagi, et kõik on ju kaudne pärimus. Et nojah, aga ütleme nüüd, kui me juba kasutame näiteks sõna siis ja seda nuud kesksõna, siis meil on võimalik öelda siis ta teinud, aga on võimalik öelda ka näiteks teinud siis. Ja me saame järelikult juba valida erinevad viisid erinevate žanrite jaoks, kui vaja. Nii et olen proovinud ka näiteks veeuputuslugu tõlkida niimoodi, et veeuputusloos on koos mitu allikat. Seal nagu kokku kleebitud 2 suurt allikat veeuputuse kohta, kirjalikku allikat, keegi toimetaja on nad kokku toimetanud ja kohati isegi niimoodi, et üks lause ühest, teine teisest, 3 esimesest, 4 teisest ja nii edasi. Ja siis ma olen seal üritanud just niimoodi vahet teha, et üks on näiteks siis ta teinud, teine on teinud siis või tegi siis laadis, et
eks ei ole, tulemus ei olnud liiga hea, aga selliseid katsetusi on olnud. Nii et selles mõttes prooviks küll leida ikkagi eesti keelest erinevaid stiile. Kui need stiilid nüüd on erinevad ja neid tahta välja tuua, nende stiilid erinevusi, siis see pigem vist küsimus käib selle üldtõike kohta, et kas seal kasutatakse nõuandjatena ka näiteks, kui on siuke õiguslik tekst, siis näiteks mõni juurataustaga inimene kuidagi annab nõu või näiteks kui on mingi väga luuleline, et siis kirjaniku luuletaja, kui oli see Spektrumi saade millalgi siin paar aastat tagasi äkki või millalgi, et siis seal saates olidki teoloog, kirjanik ja siis jurist ja siis arutlesid seal, et siis mul sealt kuidagi nagu jäi see kajama, et kas nemad kuidagi küll väga nagu kõlasid niimoodi, et võiks küll ju nõu anda. Pakkus seda välja. Ja, et see jurist, kus juures oli usuteaduskonnas religiooni antropoloogiat õppinud. Nii et ta ei olnud ka enam päris jurist, ta oli juba rikutud. Ja oli rikutud ja ta kasutab ka oma töös midagi sellist ja piibel on lõpuks see. Et kas seda, neid nõuandjaid on ka? Ei tea veel, meil praegu on keeleteadlasi, me oleme nüüd hakanud kaasama, et me oleme ühe kindlasti leidnud, kes väga hea meelega kaasa lööb ja kes tunnevad kas, et need keeleteadlased, keda me oleme otsinud, need tunnevad seda vanemat Eesti piiblitõlke keelt hästi, et see on see, seal on ka vanast keelest on mõnikord väga huvitavaid leide võimalik taaselustada, et see on olnud üks mõte. Aga ja kirjanikke ja luuletajaid, jah, see mõte on ka olnud, meil lihtsalt ei ole veel kellegi konkreetseni jõudnud päris, et oleks ikka vaja kedagi, kes niimoodi sellise pilguga hakkab üle vaatama kunagi. Aga neid toimetamisringe tuleb nii palju, et jah, õigusteadlase kohta ei oskagi praegu öelda, jah, võib-olla. Muidugi kõigepealt peab ise selgusele jõudma, senised Eesti tõlked ei ole nende seaduse tekstidega küll kuigi hästi ringi käinud, et seal on ikkagi pikk tee minna, et seal on näiteks eestikeelsetest tõlgetest ei tule praegu kuskilt välja see, et kui neid, seaduse pügalaid on koondatud kogumikesse, et siis seal on sellised väike kogumikud, et tuleb hästi selgelt jälgida, kus algab uus teema. Seal on esimene seaduse pügal, näiteks esimene juhtum või kaasus on sõnastatud või markeeritud lause alguses mingi ühe sõnaga ja järgmised juhtumid, mis on sarnased, aga mitte samad, siis need järgmised juhtumid algavad ühe teise sõnaga. Et on selline hierarhia, nagu põhijuhtum ja siis alajuhtum ja see ei tule Eesti tõlgetest kusagilt välja praegu, nii et seal on nagu. Peate Heili ikkagi kaasama. Jah, võib-olla tõesti. No tema oleks üks esimesi küll, kelle käest küsida. Just, et selle maailma sees on ju toimetanud. Ja ise ka päris palju tõlkinud. Te mainisite, et teil on endal see saksa keelde tõlkimise taust, kas see ongi selline mingi võrdlev element, mingid teiste keelte tõlgete vaatamine selle eesti keelde tõlkimise käigus? Jaa, ikka. Kui ma ise teen toortõlget mingist raamatust, siis ma ei vaata eesti tõlkeid kindlasti mitte. Et ma see on teadlik kohe, ma absoluutselt ei vaata, et siis ma vaatan saksa ja ingliskeelseid kommentaare. Ma kasutan kõige rohkem kommentaare, ma kasutan mitte piiblitõlkeid, vaid neid piibli kommentaare, kus suurtes kommentaarisarjades ilmuvad, eks ole, kus on ühele raamatule üks köide pühendatud ja kasutan neid sellepärast, et need on hästi tundlikud kõikvõimalike detailide ja probleemide osas, eks, et ma saan sealt kõige kiiremini abi ikkagi, kuidas mingisuguseid probleeme üldse lahendama hakata, sest see algkeeles on ju nii palju vigaseid asju ja poolikuid asju ja siis peab või sõnum, mille tõlkimisega on suuri raskusi ja siis. Ja teine asi see, et kui vaadata saksa ja ingliskeelseid või ka prantsuskeelseid tõlkeid, et siis võib-olla mõnikord tuleb mingisugune Eesti vaste pähe,
Eesti tõlkeid lugedes ei tuleks äkki. Nii et. Kas on mõni iseäranis hea piiblitõlge mõnes keeles, et siin on tõesti väga hästi välja kukkunud? No ideaalselt ei ole kusagil, see on nagu, ma olen tähele pannud heebrea keele õppejõududega on nii, et heebrea keele õppejõud ei kipu kasutama eriti mingisugust olemasolevat heebrea keele õpikut, et peaaegu kõik heebrea keele, ma mõtlen siis piibli heebrea keele õppejõud saavad mingil hetkel aru, et ei ole olemas ideaalset õpikut, nüüd parimal juhul nad kirjutavad ise, aga nad siis ei kasuta teist, et minu arust piiblitõljetega on natuke samamoodi, et ühegagi ei saa nagu päris rahule jääda. Aga no ma ei tea, ingliskeelsetest on kindlasti see ta vist New American Bible, NAB, jah, New American Bible on minu arust päris nagu täpne ikkagi. Et seda no see allkeele suhtes. Jah, et seda ma olen küll ütleme, kui ma vajan konverentsile minemiseks vajan ingliskeelset tõlget, et siis ma võtan selle sealt American Bible'ist. Varem ma kasutasin New Revised Standard Versionit, aga see on tiba ümmargusem, võib nii öelda. Saksa keeles seal on 2 suurt tõlget, on Luther piibel ja siis Einheitsübersetzung ja kumbki pole liiga hea, et no Luther piibel on, või no ütleme nii, et akadeemilisteks eesmärkideks ei ole liiga hea, et siis näiteks ma võtan Luther piibli teksti, kohendan seda oluliselt ja siis ütlen, et see on Luther piibel kohendatud kujul. Kas võib siis öelda, et seda akadeemilist tõlget hakatakse kasutama rohkem näiteks teoloogia stuudiumiga ja siis seda kirikutes ja niisama? Ei, no ma arvan, et see akadeemiline on nagu vastutulek ikkagi kogu Eesti rahvale, kõikidele, kes tunnevad sügavamat huvi natukene, mis seal algtekstis lahti on või mis seal. Näiteks selles akadeemilises tekstis me jätame kindlasti nähtavale mütoloogilise keele, et see üldpiiblis kaob ära see mütoloogiline keel. No näiteks, mis meil oli siin just jutuks, olid Sheol ja Tehom. Sheol on see allmaailm või koht, kuhu lähevad surnud hinged, aga ta ei ole ta ei ole põrgu. Vanas testamendis mitte kuskilt otsast, ta on lihtsalt koht, kuhu surnud lähevad ja seal ei juhtu midagi. Aga samas seda heebrea keeles nimetatakse Sheol, no eesti keele tõendada tõlgitud surmavald, mis on päris ilus tõlge. Aga mõnes kohas piiblis teda isikustatakse, et see Sheol on ka tegelane, ohtlik siis muidugi. Või meri, jamm, et võib olla läänesemiidi jumalus hoopis, kaosega seostatud jumalus, eks ole, et akadeemilises, just see, et akadeemilises keeles me ei, ilmselt jätame heebreapäraseks need nimetused, sest siis me näeme seda mütoloogilist keelt. Et, ja siis kommenteerime seda, nii et. Jah, siin te kirjeldate jah, et see muutub, et ta võib-olla ebaisikuline, siis ta muutub isikuliselt ja siis, et see on jah. Või et paaris kohas piiblis on ka päiksejumalast räägitud minu hinnangul. See on muidugi vaieldav küsimus natuke, aga ma olen väga veendunud, et Genesis 19 näiteks see Soodoma ja Gomorra lugu, et seal on algses kunagises tekstis on päiksejumal sees olnud. Lihtsalt praegu seal heebrea tekstis on lihtsalt päike, aga mis sa teed, päiksejumal nimi oligi päike, ei olegi olnud vanas Lähis-Idas teistmoodi, täpselt nii on. Mis koht see oli täpselt? Esimene Mooses 19, see Soodoma ja Gomorra hävitamise lugu. Või ka Jaakobi kaklus selle tundmatu tüübiga seal Jaboki jõe ääres, see on see esimene Mooses 32, et ka seal on tegelikult kunagises väga vanas versioonis on seal ilmselt mõeldud päiksejumalad. Nii et
siis enne kui Jahve üle võttis selle, Iisraeli jumal nii-öelda üle võttis kogu selle jumalate maailma. ma kuulsin, et see nagu tuleb sisse see, et mingi moment oli see Iisraeli usund oli polüteistlik ja siis pärast seda, kui nad olid Paabeli vangikõrvest naasnud, siis see kujunes, seal olles kujunes see monoteistlikuks. See on ajalises mõttes õige jah, et kui me midagi monoteismist saame rääkima hakata, siis mitte varem kui 6. sajand ehk Paabeli eksiil. Aga see ei ole päris ka monoteism, et ma ei kasuta enam seda mõistet monoteism, et selle monoteismiga on see häda, et tegelikult maailmas ei ole absoluutset monoteismi naljalt, et islami teatud vormid on võib-olla kõige lähemal absoluutsele monoteismile, aga kristluses on väga raske leida monoteismi puhtal kujul, sest ikka on mingid muud tegelased ka ju mängus ja katoliku kirikus on ju veel Maarja kultus näiteks nii tugev, et seal võib küsida päris igasuguseid asju võib küsida, aga et ma selle asemel räägiks hoopis looja jumala usust. Et kui see arusaam tekkis, et Jahve, et see Iisraeli jumal on looja jumal, et ta on loonud kogu maailma, siis sellest loogiliselt järeldub ju, et ta valitseb kogu maailma üle. Ja seal juures ei ole oluline see, kas teised jumalad on või ei ole, sest nad ei ole ükski maailma loonud. Vaid oluline on ainult see üks looja jumal, et on mõtet läbi käia ja kummardada ainult seda looja jumalat. See on mõistlik. Nagu hinduismis brahmanised, kellest kõik teised tulevad. Ei vot nii ka seda ei öelda kuskil. Vanas testamendis nii ei öelda kuskil, et Vanas testamendis on see häda, et seal räägitakse sellest looja jumalast või siis justkui ühest jumalast, aga kasutatakse selleks tegelikult polüteistlikku keelt, et neil ei olnud monoteistlikku keelt võtta veel kuskilt. Et ütleme selline tekst nagu see Hiobi raamjutustus alguses on juttu sellest, et jumala pojad kogunevad jumala juurde nõu pidama. Jumala lapsed, nii on seal kirjas ja saatan nende hulgas. Saatan või süüdistaja otsetõlkes on üks nendest, sest jumalikust õukonnast või jumala lastest, eks ole, et need ei ole inimesed, et see on selgelt polüteistlik keel, aga ometi see Hiobi raamat on pärit ajast, kui see on 2-3 sajandit hilisemast ajast, kui see Paabeli eksiil. Et siis kindlasti ja Hiobi raamat ise kindlasti rehkendab selle ühe jumala kui looja jumalaga, et sellepärast ta sellele jumalale keskendub seal. Aga samas, kui on vaja rääkida vaja sellest intriigist, taevasest intriigist rääkida, eks ole, millega Hiobile kannatust lõpuks põhjustatakse, et vaat siis tuleb mängu see polüteistlik maailm ja siis on taevane nõukogu. Et see ei olnud tollaste inimeste jaoks probleem tõenäoliselt. Ja on isegi selline arvamus olemas, et võib-olla alguses ei olnudki küsimus selles, et on üks jumal, vaid kui lugeda neid 5. Moosese raamatu vastavaid kirjakohti, siis seal tegelikult heebreakeeles öeldakse, et on ainult üks Jahve, mis võis olla hoopis reaktsioon sellele, et Jahvesid oli liiga palju. See tähendab, et Jeruusalemmas kummardati ühte Jahvet, eks ole, templis, Samaarias, seal Iisraeli põhjariigis teist Jahvet, Teemanis või Taimanis 3. ja nii edasi, et siis öeldi, et ei, ta saab ainult üks olla. See on Jeruusalemma oma muidugi. Ma mõtlen, mu heebra keel on küll natuke nõustus, aga et kas seal ei olnud see ka, et see sõna, mis on Jumal, et Elohim, et see on ka ju mitmuses. See on ka mitmuses, täpselt nii, täpselt see sõna ise mitmuses ja see on eriline paradoks. Eriline paradoks. Et me ju automaatselt tõlgime ta Jumalaks, et tegelikult see peaks olema nagu see mitmuse vorm. Et see on mitmuse vorm, et siis see võib ju ka sellest tulla. No muidugi ta, eks ole, enamasti see mitmuse vorm seisab kõrvuti tegusõnaga, mis on ainsuses, et see annab selgelt nagu võtme, et teda ei saa mitmusesse tõlkida, aga idee poolest ta on mitmus. Jah.
ja no mul on tunne, et see tuleb natuke sellest ka, et noh, et kui natuke nagu lihtsustada maailma, et pole tähtis, mis jumal täpselt, no see Elohim, no see jumal kui selline. jah. mul tekkis selline küsimus, et kas on mingeid asju just nagu noh, et teete nüüd seda piiblitõlget ja nii, aga et kas on mingid nagu, kuidas ma ütlen, murekohti või probleeme seoses, ma ei tea, Eesti ühiskonna ja piibli suhtega näiteks? ja on, oi jumal, muidugi on. näiteks tuua välja mõni. kõige suurem küsimus, kõige suurem ja tõsisem küsimus on see, et kellele seda piiblitõlget ikkagi teha, et on selge, et on, või kui me räägime üldpiiblist just, et see on, et selge see, et kirikud vajavad kõige rohkem piiblitõlget ja seal ja kirikutes kasutatakse seda piiblit kõige rohkem. Aga samas on nagu piiblitõlkel ka selline missiooni eesmärk, eks ole, et ta peaks ju ka, ta peaks ikkagi laiemalt olema kasutatav. Aga häda on selles, et Eestis on kristlasi väga vähe, eks protsent on ju väga madal, 20% ringis, parimal juhul. jah, see vist praeguseks ikkagi veel väiksem. ja noh, isegi see 20%, rääkimata muust, siis ei ole päris kristliku keelega võib-olla üles kasvanud, mis tähendab, et tegelikult ei saa niisama lihtsalt võtta kätte ja tõlkida mingisse traditsioonilisse kristlikku keelde, sest ei ole teda mitte kellegi vaja. ei saa aru keegi. Keegi pruugib. et see on päris tõsine väljakutse, et ma ei tea, kuidas see laheneb. Et no meil on juba olnud arutlusi sõnade üle nagu patt, pagan, ma ei tea, arm ja heldus, noh sellised, patt jääb. ei ole teist sõna. jah, no lohutan teid, et patt jääb, et sinna, seal ei leia nagu head asendust, aga pagan ei tarvitse. kirgastumiseni ja läheb veel keerulisemaks. jah, kas sellest ei, pagan ei tarvitse jääda, ma ei tea veel. sellest ei või tekkida probleeme, kui kuidagi nii-öelda praeguseks nii üldtuntud või harjumuspärane sõna asendada millegi muu. jah, no peab kompama piire ikkagi, et peab neid ettepanekuid tegema, vaatama, kus see välja jõuab. Et no sõna patt puhul tõesti seal ei ole midagi, ei ole alternatiivi, aga näiteks pagana puhul, et sellega me oleme harjunud küll justkui, aga samas väljaspool kirikut noore inimese jaoks pagan ei ole ju mitte usklik. Pagan on vana paganaga seostub sõna pagan ja siis ja võib-olla uus paganatega, eks, et jah, mis tähendab, et no et siis tuleb tõlkida teistmoodi, ma ei tea, teised rahvad, mitte juudid, hakkab mõtlema, mis siin aitab näiteks, aga võib-olla jääb see pagan sinna, ma ei tea, keeleteadlane juba ütles, et talle ikka see sõna väga meeldib, üks ilus sõna, jah. Väga hästi. See on nii eestlaste kuidagi oma. jah. Ei taha loobuda sellest. Ja siis meil oli vaidlus liha ja ihu üle, ma mäletan, see oli Uue Testamendiga seoses. Et nii mõneski kohas, kus vanemad tõlked on kasutanud sõna liha, ilmselt kasutame uues sõna ihu. Noh, kuigi kreeka keeles ka on ikkagi sarks on liha, no ei ole, ja sooma on siis ihu, eks, aga mõnedki soomad on tõlgitud varem ka lihaks. Ja see nagu, see tänapäeva keeles kõlab see lihahimu näiteks väga halvasti. ja väga mitmeti mõistetavalt, nagu igas mõttes, et sealihahimu või no ühesõnaga see on hästi nagu jah, see ei lähe, see ei jää nii. Ehk siis peab ikka algkeelele vastu nagu ka vahepeal mingi otsuse tegema, mis no ikka peab mõnikord jah. No ka siis on, ma tean, sihuke küsimus juba tekkinud, et näiteks minule ei meeldi sõna vürst piiblis, sest ta on nagu sihuke nii germaani laen, nagu liiga germaani laen minu jaoks, et mis siis ammu laenatud, aga ikkagi nagu selline noh, mulle ikkagi tuleb nagu mingi Kesk-Aja Euroopa ette, kui ma ütlen vürst, mitte vana Iisrael.
ja noh, et ma hea meelega asendaks selle no siis ülem või valitseja või no midagi sellist, aga noh, küsitakse kohe jälle traditsiooniline, kõik on harjunud näiteks rahuvürstiga, et kuidas me asendame selle nüüd, kuidas me nüüd asendame, jah. Rahu, jah. Nii et selge nad ka natuke. Ühe leerilapse küsimus ma siis ikkagi edastan, äkki ta kuulab järele. Et kas, ma ei teagi, mis ta siin taustal mõttes, aga ma lihtsalt saame siis arutada. Et kas siis piiblis, natuke lähme nüüd sellest tõlkimisest edasi, et saab eristada mingit, et kas kõik osad on võrdse kaaluga, kõik näiteks raamatud siis, või on mingi osa ikkagi olulisem, mida kindlasti peab lugema, mida võib ka jätta, edasi. On kindlasti olulisem, on olulisemaid piibli kohti või raamatuid, kui on teised. See sõltub küll natukene traditsioonist. Eks, et näiteks judaismis ja kristluses me peame ikkagi Vana Testamenti pisut erinevate rõhuasetustega lugema. Uues Testamendis muidugi on ainult kristlik vaateviis, aga no põhimõtteliselt, kui me Uue Testamendi ette võtame, siis no selge see, et me ei saa ilma evangeeliumiteta selles mõttes hakkama, et seal räägitakse see lugu ära, et kust me selle loo siis saame, me saame selle sealt evangeeliumitest. Aga teisest küljest on nii mõnigi Pauluse kiri, mis on tegelikult ju, mis otsustas selle üldse omal ajal esimesena sisuliselt, et see Kristuse sündmus sõnastatakse niimoodi ja et see hakkab see sõna niimoodi levima, eks, ja siis alles tekkis vajadus need evangeeliumi hakata kirja panema, et siis alles tekkis vajadus neid lugusid Jeesusest koguma hakata ja kirja panema hakata. Et selles mõttes näiteks Uues Testamendis ikkagi on mõned Pauluse kirjad olulisemad kui evangeeliumid minu arust, et selleks, et üldse hakata nagu aru saama, kus see usutunnistuse süda tuleb ja see tuleb ikkagi esmajoones Pauluse kirjadest. Ja siis ja noh, Vanas Testamendis midagi ei ole teha, Vana Testamendi enda loogika kohaselt on ikkagi kõige igavam osa kõige olulisem. See on seadus, jah. Et Toora on kogu selle Vana Testamendi kese, et sealt ei saa, enamust Vana Testamenti ei saa mõista ilma selleta, et seal taustal ei oleks Toorat või seda Toora vagadust näiteks, et kui öeldakse, et keegi kardab Jumalat, näiteks võtame tarkuskirjanduse ette, eks ole, seal ei ole iseenesest ju seadust, Toorat otse, aga öeldakse, et kes kardab Jumalat, see pääseb, eks, et see kardab Jumalat, millega siis mõõta seda, et nii on hea öelda, et kardab või usub, aga millega mõõta saab ikka Tooraga. Kas täidab Toora käsku või mitte. Nii et selles mõttes see Toora nagu igal pool vaatab vastu ja ma ei kujuta, et ilma selleta saaks. No lisaks on küll, ütleme, Vana Testamendi puhul saab natuke vahet teha siis sellel kirjandusel, mis on suunatud rahvale ehk Iisraelile, eks, kogukonnale ja siis see kirjandus, mis on suunatud üksikisikule. See üksikisikule suunatud kirjandus on natukene nagu hajusam, ta ei ole ilmtingimata Iisraelile mõeldud, eks ole, sealt saab, seda võivad lugeda ka teised ja võib-olla isegi olla vagad tarkuskirjanduse mõistes väljaspool Iisraeli, eks, nagu Hiob, nagu Rutt, kes, või nagu Joona raamatust, need Niineve elanikud, eks, kes üleöö pöördusid, et selles mõttes on, tuleb mõelda, et kas see adressaat on Iisrael või on see üksikisik. Aga nüüd jälle, kui kristlikust perspektiivist Vana Testamenti lugeda, siis Toora ei ole päris keskmeseks, sest teda ei ole ju enam sellisel kujul vaja, oluline on hoopis prohvetite kuulutus ja siis messia kuulutus, et ilma selleta jälle ei saaks seda Uue Testamendi sõnumit mõista, sest see messias sai tulla ainult sellesse olukorda, kus teda oodati. Et selles mõttes on prohvetikirjanduse ettekuulutused kindlasti olulisemad.
kuigi ei tohiks unustada kristluse perspektiivist ka sedasama tarkuskirjandust, mis on, kus on ikkagi ette valmistatud seda nagu pinnast, et inimene ei saa olla ise täiesti õige või noh, õigupoolest on seal paaril viimasel sajandil enne Kristust selgelt olemas selline skeptiline vaade, kus saadakse aru, et toora käske ja keelde ei saa ükski inimene täiuslikult täita. Et ükski inimene ei jää õigeks lõppkokkuvõttes. Ja noh, see on ka see, millele siis Uus Testament vastab, eks ole, et aitab järelikult arm. Või võib-olla uues piiblitõlkes heldus. Ega armu küll välja võtke siis. Vaatame. Meil on nii tundlik teema tegelikult. Kas see problemaatiline sõna võib olla eestlaste jaoks ja või olla ka vaga? Mis on vaga? Oi jaa, muidugi. Et kas see on ka juba tulnud üles või et mis see ei ole veel, aga ta tuleb. Asemele... tuleb kindlasti. Vaga jah, tavaeestlasele on ikkagi siuke poleemiline sõna jah, väga, et midagi ei ole teha, ei tea. Kas teie meelest on mingi oluline kirjutis, mis on välja jäänud üldse kaanonist? No jah, palju, kõik oli, minu kui teadlase jaoks on kõik oluline, et see ka, mis välja jäi. Ei, see on ikkagi väga põnev maailm, see kõik, mis välja jäi. Noh, teisest küljest on ka võib-olla jälle 2000 aastat inimkonda natukene säästetud sellest kohati ikkagi ka väga suurest hullusest, mis nendest tekstidest vastu vaatab. Ja ma pean eelkõige silmas apokalüptikat. Et apokalüptiline kirjandus on midagi, mis täiesti, ütleme seal alates 3. sajandist enne Kristust kuni veel mitu sajandit pärast Kristust oli ta kõige popim kirjandus. Teda oli palju, apokalüptikat kirjutati kohutavalt palju, mis tähendab, et noh, mõeldi ka selles võtmes väga paljud. Minu jaoks on apokalüptika nagu tänapäeva, ma ei tea, uus vaimsus või noh, ta on lihtsalt igal pool. Apokalüptika ei ole salateadus tegelikult nii nagu teda. Kui õpiku mingi ettevõtete piibli kohta, seal öeldakse apokalüptika tähendab salateadust. Ei tähenda, see oli kõige levinum nähtus või kõige rahvalikum ka. Ja noh, see oli siis vältimatu, et see jõuab ka või jõudis kuidagi piiblisse, et Vanas Testamendis on see Jesaja apokalüpsis, sellega see asi algab kõik, eks ole, siis on Sakarja raamatus, siis on Danieli raamat terves tükis, eks, apokalüptika ja siis Uues Testamendis Johannes ilmutusraamat. Välja jäi terve Eenoki pärimus, eks, hiiglaslik Eenoki pärimus, sellest on Eenoki raamatust on erinevaid versioone, Etioopia ja vanaslaavi ja nii edasi säilinud, eks. Mille kohta võib-olla öelda, et hea, et välja jäi, sest ta on ikkagi väga ekstreemne kirjandus. Ja no ma isegi ütleks, et minu arvates on päris hirmus ikkagi, et see Johannes ilmutusraamat Uude Testamenti võeti. Mina ei saa selle raamatuga hakkama, see on kohutav raamat. Et sellega ei saanud juba usulise Luteriga hakkama. Nii et aga noh, veel on ju evangeeliumeid on ju kirjutati murdu, see oli ka popžanr, üks fantaasiarikkam kui teine. Ja Vana Testamendi puhul on palju tarkuskirjandust, et on see luterluses, eks ole, taheti ära unustada neid apokrüüfe vahepeal, eks Luter arvas, et apokrüüfid on head lugeda, aga ei ole õndsuse jaoks olulised ja siis nad jäid nagu natuke kõrvale. Katoliku ja siis idakiriku traditsioonis neid apokrüüfe on ikkagi loetud kogu aeg ja nüüd on ta ka luterlusse tagasi tulnud õigusega, siis et apokrüüfe ikkagi jätkuvalt nüüd trükitakse piiblites. Et aga näiteks apokrüüfide hulgas on see Jeesus Siraki tarkusraamat kindlasti ülioluline, et see on just ilma selleta on jälle väga palju
hilisemat Vana-testamendi kirjandust ja natuke Uut Testamenti ka raske mõista. Kust tulevad need arusaamad näiteks, et füüsilise ohvri asemel võib olla palve. No saab ilma templita ja ilma füüsilise ohvrita näiteks. Et Jeesus Siiraki raamat on üks neist, kus seda just sõnastatakse. Või siis veel korra keeratakse vind peale sellele, et meelsus on olulisem kui tegu. Eriti luterluse jaoks võiks see ju olla nagu oluline. Miks need apokrüfid on tõlgitud Septuaginta järgi või? Jaa. Et nende kohta ei ole algkeeles säilinud? Enamasti ei ole. Need raamatud on tõesti terves tükis säilinud kreeka keeles või siis veel mõnes vanas keeles, no nagu vanaslaavi, Gruusia, Armeenia, sugust keeled, või Etioopia, aga neid on nüüd, ütleme, lääne kristluses on neid tuntud tõesti tänu Septuagintale, jah. Et siis kreeka tõlkest on tõlgitud ka ladina keelde või teistesse keeltesse, aga samas on siis sealt Surnamere lähedalt koobastest leitud käsikirjade fragmente, kus on osa nendest, no näiteks sellest samast Jeesus Siiraki raamatust on heebrea keeles olemas, nii et heebrea või näiteks Siiraki raamatu tõlkimine ongi üks raskemaid küsimusi selles mõttes, et seal on 2 tekstiversiooni, et see heebrea ja kreeka teksti kattub paraku täiesti, et seal on natuke erinevusi ja siis ongi küsimus, et kas tõlkida siis ainult kreeka keelest või tõlkida need osad, mis on heebrea keeles olemas heebrea keelest, aga siis on jälle stiil ju teistsugune ja siis ei tea, seda veel ei tea. Ja mõned apokrüfid on algusest peale kreeka keeles kirjutatud, nagu Makkabite raamatud või Saalomoni tarkuse raamat, need on algusest peale kreeka keelsed. Minu meelest see oli ka mingi Leeri lapse küsimus, aga ma ei ole kindel, ma mõtlen, et kuidas see esitatud oli kuidagi, et kui minu meelest see küsimus oli selle kohta, et kui sõnasõnaliselt ikkagi seda piiblit täitada. Et noh. No, see on hea. Ja lihtne küsimus. See on muidugi raske vastata vist, aga noh, et ma lihtsalt mõtlen, et me ju kõik teame, et osad võtavad seda väga sõnasõnaliselt ja osad ei võta, et mis see siis, kui sõnasõnaliselt siis seda piiblit saab võtta? Siin on muidugi mitu võimalust nüüd seda küsimust ka tõlgendada kõigepealt, et on olemas selline sõnasõnaline piibli lugemisviis, mis eeldab, et see, mis seal kirjas on ajalooliselt täpselt nii sündinud, selles mõttes sõnasõnaline, eks ole. Ja teine küsimus on, et teine puudutab reeglina käske ja keelde ja selliseid moraalseid ettekirjutusi või moraalseid hinnanguid, et neid tuleks sõna-sõnalt võtta, eks. Et selle esimesega, selle ajalooga on niimoodi, et nagu ma ütlesin, et mina kasutaks igal pool seda evidentsiaali, et olla olnud, et nii räägitakse. Et selles mõttes peab tunnistama endale, et kõik see on pärimus, kõik see on tagantjärele kirja pandud, keegi ei ole sündmuste juures kaasa jooksnud, kirjutanud üles paralleelselt, et kõik on läbi pärimuse filtri nii-öelda tulnud ja siis on veel ka see tõlgendus sinna piiblitekstid on ju kasvanud pika aja jooksul, sinna on tõlgendust veel juurde lisatud aja jooksul, eks ole, kirjalikult siis. Et selles mõttes, et enne kui me üldse hakkame küsima, et mis siis päriselt ajalooliselt sündis, peame me endale selgeks tegema selle, et seal on see pärimuse filter vahel. Ja no telefonimängu olete mänginud, kujutate ette, mis see pärimus võib teha. Ei pea, aga võib. Et sellist asja peab kohe teadvustama, aga nüüd järgmine asi on see, et ega siis see ei tähenda, et ajaloolises mõttes on kõik väljamõeldis piiblis, et seda ta ka ei ole, et kogu aeg peab küsima, et aga miks see pärimus siis on tekkinud, et miks on nii palju pärimust Taaveti kohta või Jeesuse kohta või kust ta tuleb. Et seal on ikkagi mingisugune impulss, hästi oluline impulss olnud, on selle käima lükanud.
ja sellest saab järeldada väga hästi, et on mõned ajaloolised isikud olnud nagu Jeesus või Taavet, eks, et selles mõttes me saame ikkagi midagi ajaloolist jälle järeldada ja järgmine samm on veel see, et tegelikult me saame mõelda selle peale, et mitte ajalugu ei taastata piibli põhjal mitte selle järgi, millest räägitakse, vaid selle järgi, kes on millal mida kirjutanud. Et me saame nende kirjutajate aja kohta teada. Vot see on see, mille kohta me tõesti saame midagi teada, sest me saame teada, et vaat nii mõeldi, seda usuti, eks. Nii et selles mõttes ajalugu saab taastada. No lisaks on veel piibliväliseid igasugu allikaid, mis aitavad ka paika loksutada asju, et umbes nagu Iisraeli kuningate puhul on nii mõnigi kuningas on ka mujal allikates nimetatud ja see aitab isegi dateerida ja siis on võimalik päris hästi juba väita, teha ajaloolisi väiteid. Aga nüüd see teine, see käsud ja keelud ja need moraalsed hinnangud, et jah, neid on võimalik võtta sõna-sõnalt, aga peab endale tunnistama, et siin peab olema kriitikameel, lihtsalt terve mõistus, sellest peab alustama kõigepealt, et kas, mina olen maksimalist näiteks ja mina küsiks kohe esimese küsimusena, et kas kõik käsud ja keelud sel juhul, eks, oleks esimene küsimus, kõik käsud ja keelud, mis on võimalik piiblist kokku korjata. Ma tahaks näha inimest, kes seda üldse proovib, rääkinud sellest, et tal see asi õnnestuks. Aga kui me oleme aru saanud, et ei ole kõik käsud ja keelud võimalikud, siis kus siis piir tõmmata, eks. Ja kui me juba selle küsimuse oleme küsinud, siis me peame hakkama mõtlema selle peale, et kas seal käskudes ja keeldudes või moraalsetes hinnangutes ei ole mingit hierarhiat sees, et midagi on olulisem kui see mingi teine asi, et teine asi on tuletatud esimesest näiteks. Ja see sunnib meid lugema nende käskude ja keeldude või moraalsete hinnangute ümber ka seda konteksti, et tegelikult et kui keegi ütleb, et vaat piiblis on nii kirjas, et seal on mingisugune üks selline käsk, siis tuleb kohe küsida, kust see pärit on, millest seal veel räägitakse, seal ümber. Ja siis vaadata äkki, millisesse kogumikku ta kuulub. Näiteks on meil siin, meil on ju siin Eestis viimastel aastatel palju juttu olnud homoseksuaalsusega seotud küsimustest, eks ole, või siis teisisõnu seksuaaltabudest, jah. Ja siis on mingisugust kindlad kirjakohad olnud need, kust võetakse sõna-sõnaliselt välja, eks ole, mingisugust ütlused. Aga tegelikult on just seal ülioluline vaadata, mis seal veel on. Mis seal veel on ja miks see seal on. Siis selgub, et näiteks ühe sellise keelu kõrval, kus on siis tänapäeva mõistes justkui homoseksuaalsest aktist jutt, on ka jutt moolokile ohverdamisest, kohe seal kõrval. Miks? Aga miks me seda näiteks ei täidas või me ei teadvust, et moolokile me ei ohverda, me peaks seda kuulutama, me ei ohverda. Et tekib kohe see küsimuseks ja teine asi on see, et kui nüüd laiemat konteksti vaadata, ütleme umbes 10 peatükki, kuhu sisse see kõik jääb, siis selgub, et see kuulub sellisesse seadusesse nagu pühadusseadus. Ja kõik need seksuaaltabud ja kõik muu, seal on veel palju muud, seal on hästi palju söögitabusid näiteks. Pühadusseadus ja mis see on? Pühadusseadus on see, mis eristab Iisraeli teistest rahvastest. Iisrael on see, kes ei tee niimoodi. Vot neid asju ta ei tee, eks ole, mis on seal üles loetud. Ja siit edasi tekib hierarhia küsimus või üldse sügav teoloogiline küsimus, et kui palju siis Iisraeli pühadusseadust nagu kehtib kristliku usutunnistuse järgi. Et niimoodi tuleb proovida seda süsteemi näha, leida, et kõikidel ütlustel on kontekst piiblis alati, et ei tohi ühte salmi. Muidugi luterluses on siuke rumal traditsioon välja kujunenud, et sõna on oluline, eks ole, et isegi üks sõna on hästi oluline juba, ta ütleb kõik, kuigi alati ei ütle, aga ütleb, me usume, et ütleb kõik.
ja siis hästi tavaline on tsiteerida ühte piiblisalmi, eks, et see siis ütleb kõik, aga just see ongi natukene nagu karuteene teinud, et tuleks ikkagi alati seda lähemat konteksti vaadata, mis seal ümber veel toimub, see kohe avab silmi. Kas siinkohal võiks siis nüüd puudutada seda erinevaid mõtteviise ka või mõttevormi, seda on aspektiivset mõtlemist ja perspektiivset mõtlemist. Et see on ju ka üks selline väär arusaamade koht. Jah. No tegelikult see, ütleme, paneme teistpidi ümber selle küsimuse, et kas piibel on üldse süsteem? Ei ole. Piibel ei ole süsteem. Et piibel ei ole süstemaatilist teoloogiline traktaat, mis on koostatud, mis oleks koostatud perspektiivsest mõtlemisest või sellisest loodusteaduslikust koolitatud mõtteviisist lähtudes, kus kõik peab olema kõigega kooskõlas, kus ükski definitsioon ei tohi teise definitsiooniga vastuollu minna, eks. Et seda ei ole piiblis kusagil paraku, et mis seal on just selline aspektiivne vaade, see tähendab, et esitatakse konkreetne küsimus ja sellele vastatakse konkreetselt. Järgmises salmis esitatakse uus küsimus ja vastatakse sellele ja neid vastuseid omavahel ei võrrelda. Keegi ei ole kedagi tulnud, kes oleks siis hiljem nagu loogiliselt üle toimetanud, et oot, nende kahe ütluse vahel on mingi vastuolu. Et sellist ei ole olnud, tegelikult on lihtsalt, peab lugema seda ühte ütlust, mõtlema, millele see vastab ja siis seda teist küsima, millele see vastab. Siis hakkavad need aspektid välja tulema. No ja kõige lihtsam lemmiknäide on mul ikkagi mõtteriim, et Hebra piibel on ise Vanatestament on täis ju luulet. Luule on kirjutatud mõtteriimis ja meie peaksime väga hästi aru saama, mis see mõtteriim tähendab, sest me oleme rahvalauludes, regilauludes kuulnud seda mõtteriimi küll ja küll. Me peaks väga hästi teadma, et mõtteriimis öeldakse küll justkui sama asja erinevas sõnastuses, aga tegelikult mitte kunagi 100% kattuvat mõtet. Et Jaan Kaplinskil on väga tore kirjutis mõtteriimi kohta ja seal on üks väga hea näide, mida ma olen rahvusvaheliselt ka kasutanud palju, et on selline 4-realine värss siis või stroof, kus on juttu sellest, et keegi naisterahvas läheb marjule. Igas värsireas on seda naisterahvast nimetatud erinevat. See, kuhu ta läheb, on nimetatud erinevalt ja milliseid marju ta korjama läheb, see on ka erinev. Eks 4 sellist varianti on järjest niimoodi. Külma närviga lauldakse ette ja ollakse veendunud, et keegi lähebki kuhugi. Aga kui hakata tänapäeva nagu perspektiivsest mõtlemisest lähtudes küsima, mis seal siis, kes siis ja kuhu siis läheb, eks, et see võib hulluks ajada täiesti. Jah, et aga tegelikult kui seda lauldakse niimoodi, siis me ikkagi mõtleme kohe, et läheb. Jah, et see, et meil tekib mingi taju, eks ole, sellest, mis justkui toimub. Aga me ei saa seda iialgi nagu lõplikult sõnastada, et me saame sõnastada seda ainult niimoodi kuidagi erinevate piltidega abil. Jah, üks pilt ja teine pilt ja kolmas pilt. Et see on aspektiivse ja perspektiivse vahe. Ja mis su küsimus siis on? See muudabki iseäranis ka see puudutab kaud, see muudabki just, aga iseäranis nagu Vanatestamenti mõistmise praeguse aja mõttesüsteemist nagu raskeks. Et see on ka see hästi ongi see alus, millega inimesed ütlevad, et aga piibel on nii vastuoluline. Midagi muud ei saa aru. No siin kehtib ikka see vana anekdoot rabi kohta, kelle juurde tulid 2 meest. Üks ütles üht, teine rääkis täiesti vastupidist juttu. Rabi kuulab esimese ära, ütleb, sul on õigus. Kuulab teise ära, sul on õigus. Rabi naine on seda köögist pealt kuulnud.
vabandust selliste soorollide eest, aga selles anekdoodis niimoodi on. Ja siis on pealt kuulnud ja tuleb rabi juurde ette heitma, et mis mõttes ütled ühele õigus ja teisele õigus, kui nad räägivad täiesti vastupidist juttu ja rabi ütleb naisele, jah, sul on õigus. nii ta on Vanas Testamendis, aga ei nagu Uues Testamendis ka, et see no need samad 4 evangeeliumi, need on ju 4 erinevat vaadet samale sündmusele või samas, jah. Et see on ka sisuliselt mõtteriim seal. Kas ma saan õigesti aru sellest aspektiivsuse koha pealt veel ka see, et seal peab, et nende kohtade peal, kus siis ongi need vastuolud või üks aspekt, teine aspekt, et seal peab vaatama ka sinna, vaatama sinna ümbrusesse alla, et mida on tahetud öelda ja miks on tahetud midagi öelda. Jah. Kõige olulisem oleks mõelda selle peale, et mida küsiti, mida see kirjutaja küsis, kui ta niimoodi asju sõnastas. Ja kas see sama küsimus kehtib ka järgmise salmi kohta, järgmise peatüki kohta. Et see on ikkagi meelega siis jäetud sisse need vastuolud. Ei ole meelega. Nad ju lugesid ka tervikuna, ma kujutan ette seda. Ja, aga nad tol ajal, see perspektiivne mõtlemine on ikkagi nagu siginenud siia inimkultuuri tasapisi, et see on, nendel piibli raamatutel ei ole ju ka autoreid. Et need on pärit ajast, kui autorsus ei olnud üldse mingi teema. Et see küll tuli, eks Jeesus Siiraki raamat on esimene, kus me teame autori nimi on teada. Reaalse autori nimi. Need Taavetid ja Salomonid, need unustage ära, see on kõik ilus traditsioon, eks, aga et see traditsioon lähtub lihtsalt arusaamast, et siin on veel üks psalm, et see on nii ilus küll, et see võiks Taavetilt olla, et aga et see autorsus alles, see põhimõte alles hakkab siginema seal, Uue Testamendi puhul on see juba rohkem näha, eks ole, Paulus või Matteus või mis iganes, aga ikkagi see ei ole veel ka päris tänapäeva mõistes mingi copyright. Et ka Matteuse evangeeliumi võib hiljem vabalt lisada asju, sellepärast et küllap ta ikka mõtles niimoodi. Ja meile on see oluline. Korpus Paulinumi puhul ju ka, eks on siis need, mida peetakse autentseteks. Ja sel ajal oli ju veel ka ikkagi ka see moment, et selles ei olnud midagi põlastusväärset, kui sa nimetad, me võtame Vana-Kreeka kirjandust, et kui sa nimetad selle kellegi nimeka autori järgi. Kui ma praegu siis võtaksin Anni töö ja paneksin, siis ma ei saakski midagi. Aga siis ei olnud, võtan Urmas Nõmmiku töö, eks ole, siis oli see austusavaldus ja see andis kaalu, eks ole. Aga praegu ma ei tohi nii teha. Kahjuks jah. aga see, ütleme, see perspektiivne mõtlemine, kus siis seda, kus tekstis üldse hakatakse vastuolusid nägema, et see on ju suhteliselt, see on nagu väga uus nähtus, see on ikkagi uusaegne alles. Ikkagi peale valgustust. Jah, siis alles tekivad sellised küsimused üldse, et kuidas. See on jah, ikkagi sellise ratsionalismi kasvuga ja sellise loodust teaduste arenguga on see. Jah, aga vaatamata sellele on meil kogu aeg olemas olnud luulekeel, see ei ole kuhugi kadunud, me jätkuvalt luuletame aspektiivselt, see ei ole perspektiivne nähtus ja luuletused on väga vastuolulised. Ja siis on ka religioosne keel muidugi, et see on nagu selline. Et me võime siis nagu mingis osas öelda, et me inimesele, kuidas ma nüüd seda sõnastan, liigile vist ei kõla hästi, aga inimesel on selline aspektiivne mõtlemine oma. Ja see on ikka kaasasündinud, jah. See on see on nii-öelda see baas, eks ja selle perspektiivsuse me omandame just, meid sunnitakse seda omandama, kui päris aus olla. Ometigi vahepeal on nagu luuletust kuidagi raske lugeda, et sa pead nagu otsima. Jah, see mõnikord muudabki ju luule lugemise raske. Aga kui ta on just looma omas ja
mitte No vot, siis raskmist jah. siis jah. no siis sellest Peeter Tooma laul on kuubikud või need väiksed kuubikud ja suured kuubikud. Et noh, see ju mingil määral on, eks ole, et no meid ju lüüakse ikkagi teatavasse ka mõtteviist ära. Neid õpetatakse niipidi mõtlema ju koolist või algusest peale juba. No luule puhul on, no mis teeb mõistmise raskeks on see, kui, no see on hermeneutika küsimuseks, et luulekeele mõistmiseks on vaja paraku seda, et lugeja või kuulja, et lugejal või kuuljal on mingisugune sarnane kogemus selle luuletuse kirjutajaga, eks, ainult siis on see mõistmine võimalik. Kui seda sarnast kogemust ei ole, siis ei saagi aru, jah. Seda saab siis nagu piibli konteksti ju. Saab ka täiesti panna, saab, et see ongi. Seda konteksti kas või teadma siis nagu läbi ajaloolise. Et see on jah, et piibli hermeneutika on ka selline asi, et ma alustan need hermeneutika loenguid tavaliselt selle küsimusega või üldse selle nagu fakti teatamisega, et piibli lugemine või mingisuguse vana teksti lugemine algab sellest, et kõigepealt uuritakse ennast kui lugejat, eks, et kõigepealt tehakse enda kontekst kindlaks, kust ollakse pärit, millised eelarvamused, mis on kaasa antud, mis on õpitud, eks ole. Et siis hakatakse alles teksti lugema, aga ka siis peab veel küsima, et aga milline oli siis selle teksti kirjutaja maailm, et siis üritada mingisugust sarnasust näha nendes kahes erinevas maailmas, kus on siiski mingis mõttes sarnased inimesed. Ja kui hakata niimoodi küsima, et mis siis on see, mida need inimesed sealt 2000 aastat tagasi ajast, teistsugusest kultuurist saavad meile öelda, mida meie mõistame, et mis see üldse saab olla. Et siis ega seda väga palju ei ole ja see samas teebki nagu religiooni üldse, et see või siis eksistentsialismi, et tegelikult see mõistmispunkt minu arust esmajoones algab surmateadmisest, eks, või lõpu kogemisest. Et lõpukogemus on see, mis on ikkagi üsna universaalne, ma ütleks, et see on me kõik vist, ma arvan, usun küll, et ikkagi kõik mäletate oma esimest lõpukogemust või kus te jäite mõtlema selle peale, et lõpeb ära elu. Ehk siis üldistatult öeldes, et need on need tekivad eksistentsiaalsed küsimused on inimesele omal. Jah, just, et need. Et seal ei ole väga palju vaja, mis ajas sa elad, mis kultuuris sa elad või kui palju sul kooliharidust on. Et sellest see algab, see teeb mõistmise võimalikuks, jah. No iseasi on siis, et kas vastuseid, need küsimusi on lihtsam mõista. Vastuseid on hermeneutikas raskem võib-olla mõista, et siis, et kas see peab olema just, kas see peab just olema ühe jumala arm, mis on vastus sellele hädaorule näiteks. Ta võib, seal on ka muid lahendusi, aga. Või on see ümbersündide katkemine, eks ole. Jah. Aga samas meil on loodud paari tuhande aasta jooksul siin läänes ka ikkagi selline maailm, kus see on tihti vastus, see ühe jumala arm, eks ole, et seda ka on sellise pika traditsiooni valguses võimalik päris hästi mõista. Jah.